Nii, te olete nüüd SketchUpi kasutanud küll, aga vaatame natukene uuesti, et kasutame siis SketchUp Free'd, Start Modeling, natuke aega, siis ta tahab sisse logimist, ilmselt ei tahtnudki seekord, ilmselt olen juba sisse logitud Google'i kontoga. Alustame siis millimeetritest template'ist, tädi kustutame ära ja teeme seekord niimoodi, et teeme kihid. Aga nüüd SketchUp on muutnud kihtide asemel on nüüd tags, et 2020. Versioonis alates on siis meil tagid. Et kuna täna on plaanis siis meil teha siin terrassi, siis ma teen mõned kihid, või tagid, mida siis kasutada plaanin. Nii. Ja alustan siis maapinna tegemisest. Et maapind on siis nüüd jooksev kiht ja oletame siis, et ma tahan siia teha mingi 3x4 meetrit terrassi, teen siis maapinna natuke suurema, näiteks 6x7 või? Jah. 6000, 7000. Nii. Ja märgin siis siia maapinnale nüüd selle terrassi asukoha, et kuna ma nüüd tegin meeter igalt poolt väiksema, siis ma märgingi siis nüüd 1000 kaugusele ja tahtsin siis teha 3x4 meetrit, jah. Tere. Nii, vahepeal mind segati, aga see on selles mõttes hea, et mul läks meelest ära, et ma lisasin 3 meetrit, nii et ma pean siin unduga tagasi võtma. Undu on siin all, jah. Nii, võtame tagasi. Ja teeme siis 1,5 meetrit. Ja 4 meetrit. Ups, ikka midagi valesti. Ma panen siia mõõdu peale, vaatame, mis mul siin valesti on, ma ei mäletagi peast. 6, 4, 2. Ikka meeter pidi olema, jah. Heider. No, teeme siis meetri kaugusele. Okei, see perspektiiv ilmselt segab, jah. Kustutame. Ei kustuta ka ära, sest seda meil läheb ka vaja. Ja seda läheb ka vaja, paneme siia mõõdud peale. Vaatame kohe. Täitsa kogemata on jah siin juhtunud, et see ei klapi hästi. Mäda. Ja on siin. Okei. Selge.
nii. See on vaja ära kustutada. Siit peaks nüüd lõpuni olema meeter, jah. Ja teeme siis pool meetrit tagasi siis. Nii, kustame selle ära. Paneme siis siia uuemadu. Nii. Ups. Lubas ühe klõpsu rohkem. Nii. Ühtepidi on olemas, paneme siis teistpidi ka. Meetri kaugusele, siit poole meetri kaugusele. Siit 3 meetri kaugusele. Midagi on mul ikka valesti siin, jah. Midagi on mul valesti, vaatame, mis mul valesti on. $7000. Nii pidi, õige, jah, ma tean küll, mis pärast niimoodi läks, okei. Teeme siis, see on, et ei ole veel ärganud õigeti. 3 + 2 on 5. $2000. No nii, nüüd peaks õige olema. Huvitav, et selle pani jälle sinna. Mis siit hästi uuesti. Nii, ja kokku on siis 3 meetrit. No siuke väike terassikele. Nii, nüüd märgime keskele veel siia ühe telje. Kuna muidu on liiga palju 3 meetrit. Noh, tegelikult muidugi ajaks asja ära ka, aga peaks kasutama suuremat tala, et plaanis on siis selline klassikaline kahekordse talastikuga terrass teha. Nüüd post on siis mõistlik teha servast poole meetri kaugusele, et ei segaks, nii selle posti läbimõõt võiks olla siis 200, selline maapuur on meil olemas, et siis raadius on 100. Nii, teeme siis sellised postikohad märgime ära. Nii, ja pressime ja pullime nad siis nagu kaevaks maa sisse. Et noh, oletame, et ei ole siis külmakõrke ohtu, et teeme siis mingi 500 maa sisse seda. Noh, ei jää. No, nüüd vist jäi. On 500, jah. Kõik need siis ühtemoodi 500 maa sisse. Nii, ja nüüd ma teen sellest maapinnast kohe komponendi, et miski siis ei saaks mind enam häirida. Olin aknaga
et ma valin teistpidi aknaga, siis ta võtab kõik kaasa ja me teeme ta siis komponendi. Noh, ma nüüd jätsin mõõdud ka külge, põhimõtteliselt mõõdud saab siit küljest ära võtta, kui tahab, aga las need olla. Nii, nüüd teeme siis jooksvaks üks vundamendi, külgime seal pliiatsi peale. Ja joonistame siia nendesse samadesse kohtadesse. Ta võttis vale pidi ennast, nii. Ikka võtab vale pidi. Fikseerime ära. Shiftiga sai fikseerida. Nii, raadius 100. Nii, ja pullin teda siis sama 500 maasse. Nii, ja pealmist otsa tõstan siis maapinnast välja mingi ka 100 millimeetrit, ütleme näiteks nii. Ja teen sellest siis komponendi. Nii, ja selle komponendi siis kopeerin, see tähendab siis kasutan move'i ja Ctrl klahvi klikates ta siis nüüd kopeeris selle, nüüd võtan need 2 tükki korraga aknasse ja jällegi move'iga kopeerin siis Ctrl klahviga. Kontroll, kõps. Nii, vundamendid on olemas. Järgmine teeme siis alustalad. Ma vaatan, et mul on 12 minutit täis, et ma praegu siis ei tee 3 minutit on aega, et lõpetan selle video ära ja siis jätkan